No tervitus kõigile! Täna on 8. märts ja minu selle hooaja 3. kalalkäik. Kes minu eelmist videot vaatas, siis sai teada, et käik ebaõnnestus täielikult, kuna +1, +2 kraadiga GoPro otsustas minuga koostööd mitte teha ja pani kogu aeg pildi tasku. Kuigi oli veel 90% akut. Juba oli plaan kindel, et lähen ostan endale kohe DJI uue kaamera, kuna seda soovitati. Ja paistab, et enamus kalatuubereid on selle peale kolinud. Aga otsustasin, et annan siiski GoPro'le võimaluse ja ostsin Enduro aku, mida GoPro tegelikult ka ise soovitab enda kodulehel just külmade ilmadega kasutada. Vaatame, kuidas ta nüüd siis käitub. Ühe sain Lasnamäe klikist ja nüüd hakkab kohe nii, et lant põhjas kinni, aga ei tuli lahti. Et anname talle siis võimaluse ja proovime, kuidas see aku käitub. Aga plaan on tegelikult ikka suveks vähemalt osta DJI ka endale, kuna paistab, et GoPro ikkagi ei ole jaheda ilma kaamera. Aga näis, kuidas siis Enduro käitub täna. Aga see selleks. Täna tulin siis oma nii-öelda teisele forellilõigule, hakkasin kohe päris ülevalt pihta, tulin jalgsi siia ja liigun vaikselt allavoolu kuni siis sinna oma teise kärestikulise forellilõiguni ja sealt, kuidas siis vastavalt kallaste olukord on, kas põrutan päris oma suvise põhikohani välja, vaatame, kuidas seal olukord on. Ops, rohi. Juba väike jõnks käis läbi, et kala. Vot siis nii, aga lisaks veel, et käisin siis Motonetist ka läbi ja ostsin korralikud landilõksud nüüd kohe igasuguses mõõdus ja erineva tugevusega. Aga kalamehed vast teavad, et lähed mõttega, et ostan 2 euro eest mõned landilõksud ja jõuad autosse, siis arve pealt vaatab hoopis 200 vastu, nii et lisaks saab siis oli vaja osta veel mingil põhjusel uued kindad, näpitsad, nööri, landilõksud, noh muidugi paar lanti ka ja opa, ongi 2 sotti läinud. Lisaks tellisin veel spinnaputukatelt ka 3 uut lanti ja 2 kaani ehk siis liitsi. Vaatame, kuidas siis need käituvad. Kas kasutab juba täna või mingil muul ajal. Aga vot nii. Okei, ma hakkan nüüd siin katsetama, püüdma ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, järgmine koht. Ülevalpool oli vaikus. Mitte ühtegi võttu esialgu ei olnud. Siin hakkab nüüd nüktukene kärestikku tekkima ja vesi on madalam. Põhjas on mõned rondid ka näha, nii et siin on võimalus landist ilma jääda ilusti. Aga loobime siiski lõigu läbi. Natuke edasi kuni selle sillani seal või õigemini paisuni saab veel püüda, siis on 100 meetrit keelatud. Ja vahetult enne paisu eelmine aasta 1 võtt mul oli. Läks küll ära, aga see oli ka väike, nii et näis, mis täna saab. Vaat. Hea, kui sellise peene oksa otsa satud. Okei. Igaks juhuks hoian akut, kuigi uus Enduro on sees, aga tont teab, kuidas ta käitub. Täna on küll mingi +5, 6 kraadi vist juba, aga igaks juhuks parimad kohad on veel ees, nii et äkki ikka õnnestub täna vähemalt võttugi näha, kui kala kätte ei saa.
Okei, mina jätkan. No nii, nüüd on siis see koht, kus eelmine aasta kala nägin. Vesi on praegu hästi kõrge ja tugeva vooluga. Ma ei tea, kas hääl üldse jääb siin peale. Siit paisust nüüd allavoolu 100 meetrit püüda ei tohi, nagu ikka. Mäletan, et nõukaajal vanemate poistega ikka siin käisime, siis püüdsime seal ka. Ma ei mäleta isegi, kas nõukaajal ka selline seadusepunkt oli, et paisudest ja jugadest 100 meetrit allavoolu ei tohi püüda. Aga sealt vasakpoolses nurgas läks mul ilus suur forellussiga minema. Ma olin mingi 12-13 äkki või ma ei teagi, kuskil sinna kanti. Siin on muidugi korralikult roikaid ka, nii et aga tundub, et siin praegu esialgu kala ei ole. Järgmine koht on siit kuskil 200 meetrit äkki sinna nii-öelda päris teise lõiguni, kust kala olen ka saanud. Tulebki sinna ronida. Tundub, et vaikus. Okei, teen mõned visked veel siin ja siis jalutan sinna oma teisele lõigule. Nii, nüüd olen siis otsaga selles oma nii-öelda teises forellilõigus. Siit on, kui siis siit on kõige suurem lootus kala saada, siit olen saanud varasematel aastatel või vähemalt kala näinud, et alamõõduline. Kes mu suviseid videosid vaadanud on siit kohast, siis näeb, kui kõrgel praegu siin vesi on. Selline vesi on siin kuskil äkki juunikuuni või isegi poolde juunisse. Ja siis on juba vesi jälle suht madal, nii et aga vaatame, mis täna toimub. Näeks vähemalt võttugi, kui kala kotti ei saa. Tavaliselt selle pool langenud puu all on alati kala passinud varasematel kordadel. Lant on praegu selline, mis läheb suht sügavale. Rabala lant. Võiks ju siin üks 45-ne passida kuskil. Naistepäeva puhul. Ah jaa, täna ju naistepäev. Kõik kalatuuberid, kes hommikul kalale põrutasid ja unustasid naisele lilli tuua, siis viige vähemalt ilus kala koju. Kõik õrnemast soost vaatajad, ilusat naistepäeva teile ja aitäh, et vaatate. Minu teine pool täna tegeleb kodus õppimisega. Ütles, et mine rahulikult kalale, tema õpib. Ja eks siis vaatame edasi. Kas lähen kalaga koju või tuleb osta suur sületäis roose. Aga tundub esialgu on vaikus jälle. Vaatame siit poolt. Siin on niisugune vaikne seisev vesi, ma ei usu, et siit forelli võiks saada, aga kui mõni haug äkki passib siin, suvel on tavaliselt haugisid tulnud. GoPro Enduro aku
tundub, et toimib esialgu. Välja ei ole lülitanud. Aga muidugi ma ei ole ka pikalt filminud. Tundub, et igaks juhuks ostan ühe Enduro veel ja vaatab siis, kas suvel või sügisel tuleb ikka DJI ära osta. Nii, aga mis ma siin lobisen, tühja ja loobin? Panen kaamera kinni ja kui midagi on, siis filmin. No tundub, et mulle ikka kala ei ole ette nähtud. Tegin landi vahetuse, proovin siis spinnakate liitsi ka siin. Kuigi see ei ole vist selle voolu jaoks, aga lihtsalt katsetan, kuidas nad käituvad ja tont ja mida see kala siin tahab, kui ta siin ikka kuskil vassib. Proovin veel pärast röövikut ka ja pöörlevat. Ja siis liigun edasi. Ma pean mõtlema, kuidas ma nüüd teisele kaldale saan. Praegu on vesi nii kõrge, et oma tavalisest kohast ma vist siit üle ei saa. Peab suurema kaarega minema. Aga Kunda jões on kuidagi kalaga tuugaks läinud. Vanasti nii-öelda nõukaajal, kui ma veel noor ja ilus olin, siis kõik mehed käisid just siin lõigus harjust püüdmas salaja. Natukene edasi veel siin kunagi oli nõukaajal aiand, siis öeldi, et lähen alati aiandi alla harjust ja forelli püüdma. Ma ei mäletagi, millal viimati harjust sain, nii et aga tundub, et on vaikus. Noh, loodame siis jälle suve peale, et tuleb ikka jälle ahvenjõkke ja äkki liigub ka haugi. Ma olen nii lais ka, et ma ei viitsi kuskilt kaardi pealt mingeid Eesti jõgesid otsida ja minna sõita kuskile teise Eesti otsa, et tervitus Chasing Trout meestele, kes pidevalt käivad ja sõidavad ja saavad ka ilusat kala. Oih, noh, ai tuli lahti. Mina olen selles suhtes ikka laisk, nii et noh, ja siis ei maksa ka viriseda, et kala ei saa, kui ühes samas kohas käib. Aga noh, minu puhkus on see. Ei, see ei ole liitsi koht siin. Vot sellised lood siis. Nii, ma teen veel landivahetuse paar korda, loobin siin veel sektorid kõik läbi nii-öelda. Ja siis liigun edasi. Seal edasi on nüüd niisugused jälle vaiksemad lõigud. Kaldad on vist lumest puhtad, nii et lumes ronida ei ole vaja, aga suht pehmed on kaldad, nii et vaatame, mis olukord on. Aga okei, püüan edasi. Ei olnud siin kala ega miskit. Liigun nüüd vaikselt edasi. Vaatan, kus ma siit üle saan. Koprod on siin värskelt tööd teinud. Vesi on jah päris kõrgel, nii kui jõgi oleks siin samas. Tea, kas peaks siin ka loopima, äkki passib mõni haug siin kuskil madalas vees. Tagant poolt saab üle ja siis pean ringiga minema sinna kaldasse. Vot sellised lood ja seal on siis paar veel niisugust potentsiaalset kohta, kus võiks kala saada. Lähen siis äkki enda põhikohani välja, oleneb kui kõrge vesi on, kas saan oma tavalise saapaga sinna ligi või mitte. Okei, hakkan ronima ja näeme, mis edasi saab. No nii, õnnestus siia teisele poole saada. Vesi on jällegi siin ka väga kõrge. Tavaliselt need kohad, kus ma püüan, vist on vee all kõik, aga no vaatame. Siit saab vähemalt ilusti ligi. Õllepurgid ujuvad ja aga tundub, et täna vist tuleb nullikas. Ainuke lootus, et tagasi teel äkki hüppan esimeselt forelli lõigult läbi, äkki sealt midagi vähemalt näeb kala. Aga hämmastav jah, et
iseenesest ilus jõgi, vett on, võiks nagu olla siin nii forelli kui haugi, aga ei ole. Nii, ma arvan, mis ma tühja ikka filmin. Igavaks läheb niimoodi. Eks kui peaks keegi näitama ennast, siis filmin. No nii, törtsmood nüüd allavoolu tulin. No ei ole täna minu päev jälle. 2 lanti läinud. Kala ei ole üldse. Vahepeal on siin nii kõrged kaldad, et ei saa alla ka minna. Ja tundub, et kala lihtsalt ei ole siin. Et see on ikka rohkem suvelõik ja siis kui ahven tuleb ja augi ka natuke liigub. Aga jah, arvan küll, et lähen käin veel sealt esimeselt forelli lõigult läbi ja siis minema ka. No ei ole täna minu päev. No nii, nüüd olen otsaga peaaegu oma suvises püügikohas, mis on seal ja nagu näha, siis kõik on vee all. Et praegu seal ei ole vist midagi tehagi üldse. Mingi nuka alt võib-olla saab sinna ligi, aga ma arvan, et olukord kala poolest on sama, et kui siin ei ole, siis ei ole seal ka. Ahvena jooks veel vara ja ühesõnaga täna on niisugune päev, et parem läheks koju ja teeks midagi muud. Oleks siis, et näekski kala, võtaks mingi väike haugikegi tonksaks, aga ei. Kus sa sellega? Vähemalt ilm on ilus. Võib-olla sellepärast ei ole kala ka, et päike paistab. Vot sellised lood siis, aga okei. Ma vaatan kaugele siit selle suvise püügikohani saab ja kui ei saa, siis kaldast üles ja marsin koju ära. Hüppan teiselt forelli lõigult ka veel läbi või õigemini siis number 1. Kui kuskilt üldse on lootus saada, siis sealt. Eelmine aasta tulid sealt 2 ilusat üle 40 jõekat. Vaatame. See oli küll vist maikuus, kui õigesti mäletan. Aga siin tundub küll hetkel, et on täiesti vaikus. Nüüd võiks kindlasti veel vette ka kukkuda, siis oleks täis laks. Kobras on siin kõvasti tööd teinud. Eelmine suvi nägi mitu korda täis siin. No nii, mis siin ikka filmida? Ei ole midagi filmida. Vaikus. Okei, ma marsin edasi. Nii, see on nüüd siis minu see suvine põhipüügikoht. Kõik on vee all. Kui vaadata, siis tegelikult vesi on veel siia kaugemale olnud. Ja tavaliselt ma siis seisangi seal, kus see viimane tuustakas on ja püüan. Praegu on kõik vee all. Ja paistab, et siin polegi ka suurt midagi teha ei ole. Siit vahepealt kuskilt veel paar viset teen ja siis hakkan oma teise kohta sättima. Ei ole siin praegu kala ega miskit. Vot sellised lood siis, aga okei, ma vaatan, kas ma siin vahepeal saan veel kuskil paar viset teha ja siis järgmine filmimine on juba lõigul number 1. No nii, lõik number 1. Vaatame, kas siit õnnestub midagi näha. Vesi ka samamoodi kõrge. Läheme siit kuskil 100 meetri kaugusele paisust ja üritame siis püüda. Siin on ka praegu vesi kõrge ja hästi kiire vooluga, nii et kas saab siia mätta peale minna. On tunne, et siin see maha langenud puu on vist lausa ametlikult ära võetud. Mingi suurem lohistamise jälg on seal. Siin keegi kavalb ja
oli vist aidanud puul ära murduda seal ja see oli seal jões ees. Aga siin on vist nüüd midagi majandatud sellega või on siis vooluga lihtsalt ära läinud. Ma ei tea, kas eelmistest videotest midagi jääb. Peale vaatasin kaamerale ennast alla keeranud ja filmisin vist enamuse ajast varbaid. Okei, ma püüan, praegu tühja jälle ei filmi. Loodetavasti näeb siit vähemalt mingi väikestki kalakest. No ei ole kala, tee mis tahad. Ei ju siis pole ette nähtud. Aga midagi ei ole teha. Nii see kalapüük käib. Vaatan, kas üldse midagi hakkan üles panema. Kui panen, siis aitäh, et vaatasid. Pöial üles või pöial alla. Subscribe ida võib ka alati. Suvel mul ikka midagi vahest näidata on. Olen rohkem ikka selline pühapäeva käija, nii et kui tahad suuremat actionit näha, siis chasing trout, spinnaputukad ja neid kanaleid on palju, kus mehed aktiivsemalt käivad ja ka ilusat kala saavad. Aga see selleks. Veel kord ilusat naistepäeva kõikidele naistele. Kalamehed, pidage siis täna oma naisi meeles ja näeme järgmine kord. Tšau!